Mina olen lõpetanud Tartu Riikliku Ülikooli pediaatria eriala ja terve oma elu olen töötanud lastega ja samas nakkushaigustega. Nii et mul on väga lähedalt olnud kogu oma arstipraksise jooksul kokkupuude vaktsineerimisega. Väikeseid lapsi on vaja just vaktsineerida eelkõige sellepärast, et just need samad väikesed lapsed, kes sünnivad, on kõige rohkem ohustatud raskete bakteriaalsete nakkuste ja ka viirusnakkuste poolt. Et kui me vaatame, mis seal imikute vaktsiinis on, seal on difteeria, teetanus, polümeliit, B-tüüpi hemofiilus influenza, läkaköha, B-hepatiit ega paljudele lastevanematele näiteks selline haigus nagu B-tüüpi hemofiilusbakter ei ütlegi võib-olla esialgu midagi, aga tegemist on sellise bakteriga, mis just armastab väikseid lapsi, beebisid, hea toitumusega beebisid ja kui see bakter, ta on õhk-piisknakkus, et kui see bakter satub organismi, siis see väike beebi võib saada eluohtliku haiguse, mis siis on kas kopsupõletik, on hingamisteedes epiglotiit, väga raske haigus või ta saab mädase meningiidi. Ja need mädased meningiidid on väga suurte tüsistustega, et seal on kuulmispuudega jäävad lapsed või siis isegi täieliku kurtusega. Nii et neid lapsi ma olen ise ravinud ja olen näinud ja ka kurvastuseks tõdenud, et sinna on tekkinud kuulmispuue selle haiguse põdemise järgselt. Inimesi nagu natuke uinutab see, et kui me näeme, et tõesti me ei näe iga päev difteeriat, me ei näe iga päev teetanust, aga enne COVID-i epideemia algust haigestus päris juba oluline hulk inimesi leetritesse. Et kuidas see on võimalik, selgus, et on jäänud tegemata leetrite vaktsineerimine. Et mis nende leetritega on, et see tundus nagu vanasti, et see oli väga kerge haigus, et mõned täpid, natuke nohu ja haigus lähebki mööda. Aga kui me võtame tagasi ajaloos, siis kunagi, ütleme aastatel, see on väga vana haigus, ütleme seal 1800 ja võib-olla ennemgi, oli see kindlalt surmale määratud, see laps, kes leetrit sai. Nii et ilmselt viirused muteeruvad natuke. Vahepeal on olnud selline kenamaeg, kus see viirus ei ole olnud nii tugev ja nii kahjulik. Aga nüüd need viimased leetrite tüved näiteks on jälle, et ei ole tegemist ainult kerge haigestumisega, vaid me saame ka rasked entsefaliidid koos selle leetritega. Nii et tegelikult üks näide on olemas ja on ka olemas maailma praktikas kogemusi, kus on arvatud, et mingiks ajaks see haigus tõesti oleks nagu kadunud silmapiirilt ja otsustataksegi riiklikult mitte vaktsineerida ja tegelikult see haigus tuleb tagasi. Polümeliidiga samamoodi ehk lastehalvatusega on ju nii, et see on ju likvideeritud Eestis 1961, et isegi mina ei ole seda näinud, seda haigust. Aga kui me sõidame Aafrika riikidesse, näiteks ütleme sellised madalama arengutasemega riigid, kus vahepeal ei olnud Punase Risti ja WHO abi ja kus uuesti läks puhkes õitsele see polümeliidi haigus, siis seal me näeme ju tänavatel ka noori inimesi, kes ongi ratastoolis, et tegemist on ju lõdvahalvatusega, mis on pöördumatu. Ja nii et tegelikult inimesed selle peale ei mõtle, et me ju ka reisime, me võime ka olla kandjad, me võime tuua osad, me võime olla ka ju nakkuse kandjad, mitte ise ei olegi haiged, me ei teagi, et me toome selle viiruse kaasa, aga inimene, kes on näiteks nõrgestatud organismiga, sealhulgas ka lapsed on ju tundlikud ja nõrgad, me lihtsalt võime selle haiguse ise koju tuua. Ja selleks ei peagi Aafrikasse minema, võib minna Lätti või siin naaberriikidesse, jah. Paljud valivad selle tee, et ma põeks äkki selle haiguse läbi ja siis saan immuunsuse. Aga kahjuks seal on kohe üks suur aga, et paljud haigused ei anna püsivat immuunsust. Et näiteks kui te põete difteeriat ja teil õnnestub see ükskord edukalt läbi põdeda, kui te põete seda teist korda, siis ei pruugi see enam nii edukalt minna. Nii et tegelikult on need vaktsiinvälditavad haigused paljud sellised, mis vajavad tegelikult püsivat vaktsineerimist, et haigestumist ära hoida. Ja teine pool on sellel nii, et me kunagi ei tea, kuidas haigus kulgeb. Me loodame kõik, et haigus kulgeb kergelt või haigus kulgeb keskmise raskusega, aga kui me põeme seda haigust raskelt, kui me saame raske nakkushaiguse, millele tulevad veel oma tüsistused,
et tihtipeale, kui tulevad lapsevanemad, kes on kahe vahel, nad ei tea, kas vaktsineerida või mitte, siis me esimene vestlus ongi sellest, et me räägime haigustest. Et kas nad teavad üldse, mis need haigused on, kuidas nad levivad, mis selle haiguse olemus on ja kuidas see haigus võib lõppeda. Et ega haigused ei lõppe alati happy endiga, et seal võib juhtuda ka ühte teist. Ja kui need lapsevanemad kuulevad seda ja mõtlevad korraks koos läbi, siis teinekord muutub ka see arvamus, et tõesti, et võib-olla ma peaksin vaktsineerima, et ma ei peaks riskima. Ja paraku on nii, et kui ta ka kuulab, räägib, kõik saab aru ja näiteks juhtub praktiliselt midagi, et on vaktsineerimata laps, kes saab suure trauma, no näiteks kukub jalgrattaga, miks igaüks võib meist jalgrattaga kukkuda, kukub väga õnnetult, murrab oma käelud, vigastab oma nahka ja puutub kokku maapinnaga. Väga suur tõenäosus on, et selline laps võib saada teetanuse, mis elab vaikselt maapinnas, ootab seal oma aega, siis peale sellist ohtu on kõik vaktsiinivastased enamus pööranud vaktsiini usku, sest siis nagu on see tõde, et võt nüüd äkki mul lapsel võibki juhtuda ja kas ma võtan selle vastutuse oma lapse eest nüüd. Üks kindel komponent, mis vaktsiinides on alati siis selle haiguse, viiruse või bakteri antigeen. Ehk siis see, millele organism hakkab vastu ehitama kaitsekehasid. See on siis see haigustekitaja, väikene mikroskoopiline osakene. Ja tihtipeale on inimesed häiritud sellest, et me saame haigust organismi. Et väga väikesel juhul on ka see tõesti nagu põhjendatud, aga see on siis nõrgestatud elusvaktsiinide osas saamegi väikese haigustekitaja endale organismi, aga see haigustekitaja on ainult väliselt haigustekitaja, et tema see nakkuslik kurjus on välja võetud, aga organism seda ei tea ja vastabki suht kõvasti ja suht agressiivselt teinekord sellele vaktsiinile. Et sellest alati tuleks ka lapsevanematele rääkida, et kui te vaktsiini teete, siis sellel vaktsiinil võivad olla ka kõrvalmõjud. Näiteks, et kui te saate nõrgestatud elusvaktsiini, siis selle vaktsiiniga koos võib tulla palavik, sellega võib tulla näiteks beebidel on natukene, ütleme sellist närvilisuse perioodi mõned päevad, et seda tegelikult tuleks kõik lahti seletada. Teine vaktsiinigrupp, mis on inaktiveeritud vaktsiinid, ei kujuta üldse endast mingit sellist organismi nagu agressiivset vastust. Et seal pigem on see vastus juba selline passiivne, sellepärast et see haiguse osa, see antigeen on juba valmis vormitud organismi väliselt, organism lihtsalt võtab selle ja paneb endal lukku, teeb lihtsalt antikehad taha. Ja et see toimuks kõik kenasti, ka see inaktiveeritud vaktsiinide puhul, siis alati on vaktsiinis veel lisaaineid, mis aitab seda vaktsiini hoida, näiteks adjuvandid. Ja adjuvantidega on olnud ka väga erinevaid kogemusi ka meil siin kliinikus, et miks neid adjuvante vaja on. Et adjuvandid on keemilised ühendid, mis pannakse näiteks vaktsiini selleks, et vaktsiin toimiks pikemalt, et vaktsiini kaitse oleks tugevam ja need on alumiiniumsoolad. Mis mõttes minu lapsele alumiiniumsoolad organismi panna? Tegelikult on see väga-väga väikene, see on mikroskoopiline kogus, aga selle efekt on väga suur. See annab nagu võimaluse, et me ei pea seda vaktsiini nii sageli süstima ja et see kaitse püsib pikemalt. Näiteks selline ja need adjuvandid on olnud enne meid ja ma arvan, et need jäävad veel pikaks ajaks ka pärast meid. On olemas veel sellised ained nagu stabilisaatorid, et ka need, et miks meil on näiteks mingid magneesiumsoolad vaktsiinis, et miks me neid peame organismi süstima. Ka nendel on alati olemas oma mingi kindel põhjus, et need on ka nii, nagu see nimetus ütleb, et on stabilisaatorid, et nad stabiliseerivad seda vaktsiini, et seda vaktsiini oleks parem säilitada, parem transportida ja et aga meie organismis ei hakkaks agressiivselt toimima, et kõik me suudaks seda vaktsiini hoida kontrolli all. Nii et kõik need komponendid ehk need lisaained, mis vaktsiinides on kõik väga-väga vajalikud. Ja kui on eelmisel sajandil võib-olla oli selline
aine nagu diomersaal, üks elavhõbeda ühend, mis oli kasutusel kunagi vaktsiinides, siis see oli nagu trump vaktsiinivastastel, et nüüd on see diomersaal, meie lastel on elavhõbedat organismi süstitud, seda me küll tegema ei hakka. Ja tõesti, see on kunagi vaktsiinides olnud ka samamoodi väga väikestes kogustes, aga sellel sajandil, ühesõnaga alates 2000. aastast, seda ainet enam ei ole üheski lastevaktsiinis. Nii et selle asemel on võetud üks teine komponent, mis on formaldehüüd ja seda me võime kindlalt väita, et see, ütleme, vaktsiinvastaste müüt on tõesti, või väide on tõesti müüt, et seda enam lastevaktsiinides ei ole. Tavainimene ei saagi ju aru, kas sa ütled talle mikrogramm või ütled milligramm, ega ta ei kujuta ka ju täpselt ette, aga samas on teadlased, kes on selle vaktsiini valmimise juures olnud, on seda kinnitanud, et see doos ei ole ohtlik ja seda on ka erinevates uuringutes, mida ka just lastevaktsiinide puhul tehakse väga-väga palju ennem, kui lastevaktsiin üldse töösse saab, on ka kinnitanud, et see ei ole ohtlik, et me igapäevasest elust võime seda samamoodi hankida. Et näiteks alumiiniumi osas on üks selline näide, et kui võib-olla eakamad inimesed mäletavad neid alumiiniumlusikaid, millega söödid, sellised painutatavad hästi lusikad ja alumiiniumkausid olid veel lastelaagrites. Et kui sa sööd ühe korra supi sellest kausist selle lusikaga, siis see doos on juba kordades suurem kui selles ühes väikses vaktsiini doosis seda alumiiniumit. Nii et nii see tihtipeale on. Et meil on ka selliseid juhtumeid olnud, et ma ei tea, kas me saame seda vaktsiini teha, et kuna seal on H2O on vaktsiinis. Et siin on juba keemiaalased teadmised lähevad käiku.